ja just see, et teise, kolmanda eluaasta vahel õppida panema oma asju ära. Ja kuidas siis motiveerida? Lapsevanema peamine funktsioon ongi motiveerida. 3-aastased poisid, autode film. No see on ju, meil on kõik seal McQueenid ja need Matud ja need on need autode nimed. Ja nii, läheme korjama asju ja nii, tähelepanu palju seal läks, mis iganes laulame. Tähendab, tähtsam on see, kas ta korjab, see 2-aastane korjab 2 asja, aga et ta korjab, ta teeb koostööd. Ja hiljem on see, et ta on 5-aastane ja ta korjab juba kõik asjad ära ja nii edasi. Kõik tuleb tasapisi, aga meile tundubki see raamide panemine kuidagi selline raske, sellepärast võib-olla, et me ei saa aru, et tegelikult saab lõbusalt ka motiveerida. Nii, püsivus. Nüüd näiteks 5-aastane poiss või ütleme 4-aastane poiss. Kui oluline on see, et teha asju hästi, mitte teha palju. Nagu Tootsile öeldi, tee natukene, aga tee hästi. Ja korjame korralikult need asjad, no paneme näiteks, see on parkla, paneme need autoks järele, see on tubli, plaksutame ja siis, kui kõige tähtsam on kasvatada esimest last või kui on üle hulga ja jälle üks, siis jälle teda. Sellepärast, et see eeskuju ei ole mitte ainult lapsevanema eeskuju, vaid ka laste eeskuju on tähtis. Nii, ja püsivus just see, et me teeme vähe asju, aga me teeme korralikult neid asju. Me lõpetame tegevused. Ja siit tuleb muidugi see, et tegelikult televisioon ikkagi praegusel tänasel päeval vaenlane. Ei maksa teha endale illusioon, et ma panen lapse sinna teleka taha ja ta lihtsalt vaatab neid ja kui me vaatame nende lastega koos neid filme, siis me saame sellest aru, et televisioon ei saa olla lapse kasvataja. Ja nüüd vaadake, kui me laseme 4-aastasel iga kell suvalisel ajal teleka käima panna, mis siis saab? Sellest lapsest saab teismelisena arvuti sõltlane või siis televisiooni sõltlane ja siis me ei ütle enam talle, et kuule, et miks sa istud siin nii kaua siin taga. Et tegelikult 3-aastasele tuleb teha selgeks see, et telekat me vaatame siis, kui ema lubab. Ja muidu on telekas kinni. Ja kui teil on näiteks lapsed, kes just omavahel mängida või on kuidagi väga sellised närvilised, siis kõige parem asi on see, et 2 nädalat mitte mingisugust teleka vaatamist ja need lapsed hakkavad muutuma. Need lapsed hakkavad muutuma, nad hakkavad mängima selliseid rahulikumaid mänge, aga muidugi mõnikord ei saa teistmoodi. Kuna meil on väikene tita, siis võiksid olla mõned videod, mis on kontrollitud, mis on lubatud, mis on heatahtlikud, millest nad saavad aru, mis on meil ka koos vaadatud. Ja neid võib kasutada küll. Nüüd siis õiglus. Sinna me nüüd jõuame, et lapses on, või lapsel on oluline see, et tal on kindel arusaam, mis on hea ja mis on halb. Kes mäletab raamatut, kunagi oli Majakovski selline raamat. Ja tegelikult see meile meeldis, kui me seda lugesime. Mis on hea ja mis on halb. Midagi kõik oli nii selge. Porine laps on paha ja näiteks Ellen Miidul on mõned sellised luuletused. Ma vaatasin meie 4-aastase toodud meeldib, et meie kosmonaudid olema. Meie vabad kosmonaudid olema, kes ei saa kosmosesse. Nii ta väga tähelepanelikult kuulab, need, kes ei söö, nii, need, kes ei pane riidesse ise ja need, kes riidlevad, nii, need ei saa kosmonaudiks. Ja meil vahepeal oligi nii, et nime Markus ei tohi öelda, peab ütlema tere kosmonaut. Ja see ongi see, et ühel hetkel väga palju nagu teadlikumalt suhtuma nendesse asjadesse, aga loomulikult see on peale 3. eluaastat. Nii, ja enne 3. eluaastat on vanemad need, kes teavad, mis on hea ja mis on halb. Nii. Nüüd näiteks veel õigluse koha pealt see, enne 6. 7. eluaastat paraku tuleb rääkida tõsistel teemadel. Kui me kujutame ette oma lapse teadvust, siis minu arust on väga hea näide on see, et see on nagu tühi teatrisaal. Ja see teatrisaali tuleb täita hea infoga.
meie lapse teadvuses on väga palju neid erinevaid istmeid. Ja kui me nüüd täidame ise selle teatrisaali õige infoga, siis meie laps suudab teha paremaid valikuid. Tal on õigem arusaam heast ja halvast, ma toon kohe näite. Näiteks enne 7. eluaastat tuleks ära rääkida, kes on sõbrad, kes on kaaslased ja kes on lapsed, kes võivad sind halvale teele viia. Ja see on reaalne elu. Ja kui ta seda teab, siis tal on jällegi seesama teadmine. Siis tal on palju kergem orienteeruda ja teha oma valikuid. Aga just see, et tal ei ole vaja seda kõike oma nahal kogeda, vaid hea on, kui meie oleme teda selles suhtes aidanud. Nii, teine asi. Narkootikum, alkohol, seks ja just selline õige, terve lähenemine. Näide on selline, et kui te hakkate rääkima teismelisele sellest ja ta ütleb teile, see tähendab seda, et te olete hiljaks jäänud. Ja need jutud oleks tulnud varem ära rääkida, aga ei tea, pole midagi. Loodame, et saame hakkama ikkagi tasahaaval natukene seda head infot ka sinna juurde. Aga võib-olla on hämmastav see, et nii vara tuleb need jutud ära rääkida, aga paraku ühiskond on niivõrd muutunud. See ühiskond ei ole üldse enam see sama, mis ta oli ja reaalsus on hoopis teine. Nüüd lahkus. Me räägime sellest, me räägime perekriisist, me räägime ühiskonnakriisist ja see kõik on õige. Ja suures osas tuleb see sellest, kuidas meie lapsed, kuidas meie kaasaegsed, meist vanemad, kuidas nad on kasvanud. Kui vähe on nende kodus väärtustatud perekonda. Ja selle jaoks on ka kindel nime. Kui laps on 2-3 aastane, siis ma annan talle midagi ja ma ütlen talle iga kord, sa saad seda sellepärast, et ma sind armastan. Kui laps on vanem ja palub abi, ma teen seda sellepärast, et ma sind armastan. Kui teil on mingisugused kommid, mis tuuakse, ise ostate ja lasete lapsel neid pakkuda, siis lähme anname issile. Issi, see on selleks, et me armastame issit. See on emmele, see on õele, sest me armastame teda. Ja vaadake, kui niimoodi kasvab laps, esiteks, ta õpib väärtustama oma pere. Ta saab aru, et töö ei ole esimene prioriteet, et esimene prioriteet on kodu. Ja kõik on väga palju kinni selles lapsepõlves. Ja teiseks ta peab olema lahke. Ja samas, kui me näeme, et näiteks meie laps ei ole lahke, ta on 10 küünega hoiab oma asjadest kinni, siis muide lahkuse kujunemiseks on ka seesama aeg, kõige parem see 6-12, siis jällegi me saame hakata seda teadlikumalt tegema, et anname isile, et me armastame teda või näiteks tal on raske. Ta on kurb, ta on raske, lähme rõõmustame teda kuidagi. Ja kõike seda on võimalik teha. Nii, nüüd mõistlikkus. Mõistlikkus on tegelikult see, et ma katsun ennast natukene ohjeldada ka. Kõigepealt on see füüsiline kehatasand. Et näiteks koogitükid on laua peal. Et võtame kooki. Kuule, näed, vaata, ma võtan selle väiksema koogitüki. Esiteks kõigepealt ma annan eeskuju. Ma võtan selle väiksema. Ma ei võta seda kõige suuremat. Ma täna ei võta seda ma ei võta täna näiteks 3 kommi, ma võtan näiteks 2 kommi. Ja see tundub võib-olla selline võõras, aga vaadake, see ongi see, kuidas laps tasapisi õpib oma keha vajadusi, keha tahtmisi piirama. Ja me näeme näiteks, miks on hea, kui on rohkem lapsi. See on kindlasti see, et see üks laps ei saa esiteks nii tohutu palju tähelepanu, mis on ka vajalik ühes eas, et ta saab aru, et tema ei ole maailma keskpunkt. Aga teiseks ka see,